Ka täna 3 päeva hiljem on jõhkra kuriteo jäljed Valgas veel värsked. Laupäeva õhtul tõmbasid tuukrid Pedeli Paisjärvest välja 37-aastase Maido surnukeha, millel olid noahaavad. Senise info kohaselt tungis 3 noormeest Maidole kallale sealsamas metsatukas. Kui seni olid kahtlusalusteks 3 noormeest, kellest 2 alaealised, siis nüüdseks on selgunud, et kahtlusalusteks on veel 20. aastates noormees ja 43-aastane naine. Elu 24 andmetel oli seesama 43-aastane naine ka ohvri elukaaslane. Prokuratuur aga seda väidet ei kinnita. Tegelikult peeti kohe 4. aprillil 5 inimest kinni. Tõepoolest 3 neist esitati kahtlustus tapmises. 24-aastasele mehele ja 43-aastasele naisele on hetkel esitatud kahtlustus raske tervisekahjustuse tekitamises. Ja praegusel hetkel ei tahaks täpsustada, kes ja millise teopanusega sellele teole kaasa aitas. Väidetavalt olevat suurem seltskond, kelle hulgas oli ka ohver, siin samas sündmuskohal eelnevalt mitu tundi alkoholi tarvitanud, mis järel tekkis konflikt, mis lõppes jõhkra tapmisega. Ja nagu me teame, lohistati laip sinna samma jõkke. Kogu seltskond veetis ühiselt aega, tarbiti väga suurtes kogustes alkoholi, tekkisid mingisugused konfliktid, see päädis kannatanu peksmisega, kannatanu pussitamisega ja lõpuks visati kannatanu Pedelijõkke. 15, 17 ja 19-aastased noormehed, kes võeti 2 kuuks vahi alla, on paljudele kohalikele hästi teada. Tegemist on agressiivselt käituva noortekambaga, kellega on probleeme juba pikemat aega. Kohalike sõnul on ka valla sotsiaaltöötajad neist juba ammu teadlikud, sest lapsed on pärit keerulistest perekondadest ning üles kasvanud joomise ja vägivalla keskel. Tegelikult kamp on ju ammu juba liigub siin. Et on varasemalt ka probleeme nendega olnud siin? Et nad käivad ju poes, käivad niimoodi laiamas, nad on ennegi peksnud inimesi siin, et ähvardasid ja ikkagi kui õhtul poest koju töölt läksid, siis öeldi, et no ootame sind. Teile on ka öeldud? Ja. Päris palju selliseid asju Valga linnas ei juhtu. Ja ütleme siin, kui seda uudist veel täiendati, et väidetavalt oli seal ühesõnaga selle ühe poisi ema ka nagu neid poisse siis ärgitanud sellist asja tegema. Et see on päris õudne. Ma ei tea, mis mõistus neil peas on, et niimoodi teevad. Õhtul ei julge välja käia nii pügil. Valgas toimunud tapmise puhul jääb endiselt õhku põhjendatud küsimus, et miks ei saanud agressiivselt käituvad lapsed õigel ajal abi. Sotsiaalkindlustusameti vaates on selleks mitmeid võimalusi, isegi siis, kui lapsevanemad sellega kaasa ei tule. Kui tahta lahendust leida, küsimus ei olegi nii palju tahtmises, vaid et see on igaühe kohustus, eriti kui me räägime ametiisikutest. Raske kommenteerida, et kuhu need lahendused sellel juhul on jäänud või kas üldse jäid arusaadavalt, kui on nii koletu tegu sündinud, siis on õigustatud küsimus, et mis jäi tegemata. Ei saa seda päris kindlalt öelda, et ei tegelenud. Me kindlasti, kui meil on vihjed ja olukorrad, siis me tegeleme sellega ja ka praegusel hetkel oleme tegelenud. Aga varasemalt käisin noortega nagu valla poolt, valla sotsiaaltöötajad tegelesid nendega, katsusid nende probleeme lahendada kuidagi? Ei oska hetkel kommenteerida ja samamoodi tegemist on delikaatsete isikuandmetega ja kuna tegemist on sotsiaalhoolekandega, siis hetkel siinkohal ei kommenteeri. Noorte ja alaealiste poolt toime pandud vägivalla kuriteod on kahjuks tõusutrendis. Viimase 3 aasta jooksul on alaealiselt toime pannud lausa 6 tapmist. 2023. aasta aprillis peksis 18-aastane noormees Aruküla staadionil surnuks 19-aastase noormehe. Vaid 5 kuud hiljem tappis toona 17-aastane noormees noalöögiga 21-aastase mehe. 2024. aasta augustis peksid 16 ja 15-aastased noormehed Pärnumaal Tammiste külas surnuks 59-aastase mehe. 2025. aasta aprillis peksid 15 ja 16-aastased noored Jõgeval surnuks 49-aastase mehe ning sama aasta oktoobris panid 3 alaealist Raasikul 42-aastase mehe suhtes toime nii võika vägivalla kuriteo, et seda on isegi keeruline kirjeldada. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikora sõnul on kõigil juhtumitel ühendavad lülid. Ühine nimetaja kipub olema ikkagi raske lapsepõlvega noored inimesed, kellel on juba varasemalt probleeme olnud elus. On näiteid, kus otsitakse siis endast nõrgem ja hakatakse välja mõeldud põhjustel siis mingit kujuteldavat õiglust jalule seadma, et need põhjused võivad olla erinevad, aga selge ühine nimetaja on see, et mingisugune tugi või puudujääk on noortel olemas ja selle väljenduseks võib olla ka vägivald. Me teame, et agressiivne käitumine tegelikult enne kõike lastel kujuneb välja selle tõttu, et nad on kogenud
kahjustavaid lapsepõlvekogemusi. Väärkohtlemist, vägivalda, näinud seda pealt, kogenud ise. Viimaste aastate juhtumitel on aga veel teine ning veel hirmutavam ühine joon. Pea kõikide nende juhtumite puhul on noored oma tegu filminud ning selle hiljem interneti üles riputanud. Kui noortega suhelda, et ikkagi see tähelepanu vajadus, tunnustamise vajadus ja seal grupis siis sellist tugevamat staatust, kõrgemat staatust saada, et siis see on üks moodus, et kes suudab postitada siis sellise huvipakkuvama video ja kurb on see, et see huvipakkuvaks teeb selle just vägivald pahatihti, et see on küll asi, mis teeb murelikuks. Siin on igal inimesel õigus, võimalus ja kohustus tegelikult abivajavast lapsest. Andke lihtsalt teada, kõige lihtsam helistage taaskord lasteabitelefonile. Lasteabitelefon 116111 ootab kõnesid ka kõige väiksema kahtluse korral, et lapsega pole kõik päris korras. See võimaldab Sotsiaalkindlustusametil tegutsema hakata ning hoida ära kõige karmimad tagajärjed. Politsei toonitab, et kui te näete sotsiaalmeedias videot vägivalla kuriteost, kas nüüd või tulevikus, ei tohi seda edasi jagada. Ka mitte oma sõprusringkonnas, sest vägivald sünnitab vägivalda ka sellisel juhul, sest jätab mulje, et see on normaalne. Lisaks on see traumeeriv lähedaste jaoks ning segab ka menetlust.